No nii, jätkame. Foton Tunland V9. Selline kastiauto on täna siis testis. Hinnaklassis 45–50 000 eurot ja sõidab täpselt nii nagu veoautole kohane. Koviseb natukene, müdiseb natukene, samas suured 18-tollised rattad triigivad konarusi päris hästi, aga on tunda, et tegu ei ole spetsiifilise sõiduautoga, vaid tegu on töövahendiga, väga suurega Dodge Rami mõõdus. Vaatame, kas ka POV pärast peale jäi. Jõuame siia Rebala majade vahele, siin on veel viimane hüpekas ja siis vaatame, kuidas ta linnakiiruseni ka kiirendab, kuna tegu on küll hübriidiga, 48-voldise hübriidiga, aga tegu on siiski põhimõtteliselt diiselautoga, müra on kuulda, kiirendab. Veoautole piisava kiirusega, aga ei midagi erilist. No selline väga mõnus kulgemise hobiauto. Austraallased on teda ka omajagu testinud maastikusõidus. Ka selles võiks ta olla päris hea, erinevalt paljudest niinimetatud linnamaasturitest ja muudest asjadest on siin ikkagi päris normaalsed rehvid ka alla pandud tehase poolt, nii et kannataks ka selle autoga maastiku peale minna. Vaatame, võib-olla ka pärast natukese lähme. 3,5 tonni on sellel lubatud Haagist vedada. Haagise konksu kahjuks teiste autol ei ole, kuigi mul oli plaan ekskavaator siia sappa panna. See jääb kahjuks täna ära. Nii et aga 2,2-liitrine diisel, 200 hobujõudu koos elektrimootoriga. Ta kindlasti veab, seeks, et seda 3,5 tonni on väga palju väiksemate kilovattidega elus väga palju veetud. Näiteks üks legendaarsemaid selliseid on Land Rover Discovery 1, kus kui tema oma see mootor oli mingisugune 97 hobujõudu äkki ja 3,5 tonnised taagised sabas ei olnud üldse küsimus, sõitis aeglaselt, aga sõitis. Ma usun, et see ka siin täitsa rahulikult veab ja väga mõistliku kütuse kulugagi. Austraallased, ma tean, on 2,5 ja 3 tonniga seda testinud ja ei ole nagu häda olnud. Aga muidu on siuke väga meeldiv auto, et kõige toredam on, et siin on nupud. Sellel autol on päriselt nupud. On kliimaseadme nupud, on istmesoenduse nupud, on abide välja lülitamise nupud, rooliveal on nupud, kohe mitmed. Igal pool on nupud. Nii et praegusel hetkel on ta minu järgi juba ära häälestatud, kuna tuleb vähe pikem testisõit kui 2 tundi. Siis selline lihtsalt on väike raadio. Kraan on küll tobedalt suur, ainult raadio kuulamiseks seda üldse liiga suur, aga see on tänapäev paratamatus, et minu pärast ta võiks poole väiksem olla. Midagi üleliigset siin ei ole, kõik tänapäevased lisad asjad on peal, aga mida öelda? Väga hea auto, tõesti väga hea auto. Ei ole sportauto, aga kui mul oleks vaja seiklusautot, millele kasti peale panna telk ja minna sellega kuskile pikale matkale mägedesse, loodusesse, kindlasti sellise auto ostaks, eks ta on ikkagi konkurentidest, eelkõige Toyota Hiluxist nii palju odavam. Kas ta nüüd sama heaga on? Kahtlen. Et tahtsin täna küll, käisin kõik Toyota müüjad läbi, aga mitte kuskil. Ühte Toyota müüjat isegi ei ole paar päeva, Amser ju täna kolib.
kolmapäeval avavad uue, mitte kuskil mitte ühtegi uut Hiluxit, et oleks sisse kistunud ja vähemalt käegagi katsunud, kuidas ta seest tundub. Ma usun, et see 2,8 liitrit mootor 2-liitrise kõrval kindlasti ja Toyota kogemused, eriti Hiluxiga, on kindlasti väga hea kombinatsioon, aga kui see on nüüd täisvarustuses auto, maksab tõesti koos maksude kõikidega 3000 eurot on sellel ainult registreerimistasu, 2998 sellel konkreetsel autol kontrollisin kodus. Ütleme, kui paned veel paremad rehvid või talverehvid kaasa ja haagise konks ja maksab ta siis näiteks 50 000, Toyotat sellise rahast ei saa. Ma arvan, et üks 10 000 eurot on ta kindlasti odavam, nii et ja see on päris hulga raha. Usun, et muud kulud võivad neil olla sarnased. Lähme proovime korra kiirtee peal ka. 86, 90, 100, 110. Kiirendab küll ja nüüd on ka, siin on näha, väiksed abid on peal. Loomulikult nagu ikka siis see joonte vahel hoidmine, selline närviline. Ma pean selle ka maha võtma, sest mulle ei meeldi abid, mulle meeldib ise autoga sõita. Kruiskontroll on loomulikult väga hea, eriti distantsi hoidev, aga kõik need muud abid on väga tüütud. Aga ma alles sain ta kätte ka ja ei ole väga palju sõitnud siin. Tunnike olen siin Maardu ümber tiirelnud, kus ma ikka neid teste olen teinud ja nüüd sõidan koju, võtan proua peale ja lähme teeme vähe pikemat sõitu ja proovi metsa vahel ka. Siis ma pärast kirjutan teile sellest. Aitüma!